tere, minu nimi on Lukas Fischer. Täna vaatame, kuidas kasutada õigesti asitõendite kappi. Ka mina alustasin esimese astme ohvitserina ja kõik süsteem tundus nii uus ja keeruline. Kui minu kätte sattus esimene konfiskeeritud ese, siis ei osanud ma seda kuskile panna. Tuli uus kutse ja panin ta enda isiklikku kappi. Kindlasti ära sina seda viga tee, kuna muidu võib juhtuda midagi väga halba, mis juhtus minuga. Kui sa ei tea, kuhu see käib või mis sellega teha, küsi kindlasti abi. Kui oled juba juhtumi tegemises professionaal, võta sealt juhtumi number ning hiljem läheb see number politsei asitõendite kapi numbriks. Iga juhtumiga kaasneb uus number ja vaata, et asjad saaksid õigesse kappi. Kindlasti ära unusta juhtumisse märkida konfiskeeritud asjad, mis ära võtsid ja hiljem asitõendite kappi viisid. Kordan, asitõendite kappi, mitte enda isiklikku kappi. Mina tänan ja loodan, et teie sellist viga ei tee. Olge tähelepanelikud, sest teid kindlasti jälgitakse ja viga võib palju maksma minna. Mina tänan ja pange marudal.